And again, we want to continue to focus on our main question for today, which Udo helped us to illustrate, this Quo Vadis Estonia. It's the point of the conference today to discuss where Estonia is going and what, therefore, we're considering the principles of civil society in order to clarify our ideas, reintroduce or re-clarify our ideas about civil society in order, why? So somehow together we can contribute to the benefit of civil society here in Estonia. So keeping in mind this question, Quo Vadis Estonia, we move on to our next lecture. Now, as I said in the opening lecture, there are 4 cardinal virtues, but it is justice which is the quintessential virtue for civil society. And if we're considering the nature of civil society and where the Estonian society is going, we must reflect on justice and how justice is being implemented in the Estonian society. And so Mr. N. Auksman has graciously agreed to give us a lecture on this difficult virtue of justice in society. And Mr. N. Auksman is the current pastor at Pärnu Elisabethi congregation, and he is also the dean of the Pärnu Deanery. He was born in 1969 in Pärnu and was ordained a minister of the Estonian Lutheran Church on October 10th, 1992. And Mr. Auksman will, like I said before, explain to us the importance of justice, the essence of justice, what it is and how it applies for civil society and the Estonian society according to the angelic doctor of St. Thomas Aquinas. So without further ado, Enn, please. Sissejuhatuseks tahtsin jagada ühte meenutust aastaid tagasi, kui osalesin saatejuhina telesaadete tegemisel. Küsisin intervjuu käigus ühelt Eesti Luterliku Kiriku vaimulikult ja tema abikaasalt, mis on olnud see, millega nad on suutnud tagada oma üsna pikaajalise abielu õnne. Too vaimulik vastas väga ilusa mõttega. Küllap see on tulnud sellest, et me oleme oma elus vaadanud vähem üksteisele otsa ning rohkem ühes suunas. Ma mõtisklesin selle üle ja paraku ei pruugi ka ühes suunas vaatamine tagada õnneliku kooselu ei abielus ja perekonnas laiemalt ega ka terves ühiskonnas, kui see on lihtsalt ühes suunas vaatamine. Albert Einsteinile on omistatud sõnad: ma ootan hirmuga päeva, mil tehnoloogia ületab inimliku suhtlemise. Maailm on siis täidetud tervest generatsioonist idiootidest. Kuigi on tõestatud, et need sõnad ei kuulu Einsteinile, on neis siiski väga oluline mõte, iseäranis, kui tuletame meelde, mida tähendab ning kust on pärit sõna idioot. Algupäraselt tähendab see inimest, kes tegeleb vaid omaenda asjadega ning kellele läheb korda vaid tema ise. Vanas Ateenas nimetati nõnda neid, kes keeldusid osalemast avalikus ühiskondlikus elus. Mitmed mu tuttavad kooliõpetajad on kirjeldanud kurioosset ja samaaegselt hirmuäratavat pilti, mida võib näha koolis vahetundide ajal, kui terve klassitäis lapsi liigub nagu zombid ühest klassiruumist teise, pilk suunatud käesolevale mobiiltelefonile või pihuarvutile ning sõrmed ekraani toksime. See tõesti niimoodi, no kui te kujutate ette, et te näete 30 inimest niimoodi liikumas ühtlases rütmis, siis see võib üsna ära
hirmutada. Võime siia kõrvale panna pildi, mis avaneb tõenäoliselt enamuses meie kodudest, õhtutundidel, perekonnad, nii palju kui neid veel on, istuvad diivanil ning vaatavad kah, nagu too pastor kaunilt ütles, ühes suunas, aga suuna määrajaks on televiisor, kellega keskmine inimene suhtleb intensiivsemalt, just nimelt kellega, mitte millega, kellega keskmine inimene suhtleb intensiivsemalt ja ajaliselt märksa enam kui ükskõik millise oma lähedase inimesega. Inimene on ühiskondlik olend. Selles on ühte meelt nii pühakiri, vanad filosoofid kui ka kristlik teoloogia. Platoni järgi ei ole inimene mitte kunagi taoline omaette indiviid, kes saaks teistest eraldatuna taotleda õnne ja heaolu, isegi mitte oma isiklikku kõlbelist täiust, vaid ta on alati inimühiskonna liige, kes elab sõltuvuses teistest inimestest ja suhtes teistega. Inimene saab olla inimene ainult seetõttu, et ta kuulub inimkonda, et ta on inimkonda sündinud, et ta on selle liige. Muidugi võime ütelda ka teistpidi, inimkond on inimkond vaid seetõttu, et ta koosneb inimestest ja aegade algusse tagasi minnes saame kinnitada, et Jumal on loonud esimese inimese või esimesed inimesed, kellest on saanud alguse kogu inimkond, ent meie nende esimeste inimeste kaugete järeltulijate jaoks ei ole inimeseks olemine ja inimkonda kuulumine enam teineteisest lahutatavad. Niisiis on ühiskondlikkus inimeseks olemise lahutamatu osa või mõõde. Ka Aristotelese järgi kaldub inimene juba loomu poolest ühiskondlikule eluviisile ning vajab ilmtingimata osadust teiste omataolistega. Inimene ongi Aristotelese määratluse järgi ühiskondlik olend, kes selleks, et elada inimesele kohast vooruslikku ja õnnelikku elu, vajab teisi omataolisi enda kõrval ja läheduses. Tõeline õnn, ja see on Aristotelese järgi ka inimese elu ja olemasolu viimselt mõtestavaks eesmärgiks, rajanebki inimeste kooselul teiste inimestega. Täpsemalt sellisel kooselul, mida määratlevad vastastikune mõistmine, lugupidamine ja armastus. Püha Aquino Toomas nimetab inimese ühiskondlikkuse kirjeldamiseks või ka tõestamiseks 3 tõsiasja. Esiteks, inimesse on kätketud loomupärane osadustung, mis sunnib teda olema vahekorras suhtes teiste inimestega. Teiseks, inimene vajab elus toime tulemiseks pidevalt teiste abi. Me näeme seda kas või sellest, kui kaua võtab aega, kuni vastsündinust saab inimene, kes on võimeline ise enda eest hoolitsema. Ning kolmandaks, inimese ühiskondlikkusele viitab ka talle loomupäraselt omane kõnelemisvõime. Siit saame teha ka ühe äärmiselt olulise järelduse. Kui ühiskondlikkus kuulub inimese loomuse juurde, siis järelikult on see osa Jumala loomiskorrast. See on Jumala tahe. Võime öelda ka, et vähemalt mingil määral seisneb just selles ka inimese loodupärane Jumala näolisus ja sarnasus. Kolmainus Jumal, kes on iseenesest täielikul enese andmisel ja vastuvõtmisel rajanev armastussuhe, on meid oma näo järgi ja enda sarnaseks luues pannud ka meisse nii vajaduse kui võime elada vastastikuses iseäranis armastusel rajanevates suhetes. Kõige laiemalt määratledes on kõik inimsuhted ühiskondlikud ning mingis mõttes võime nimetada ühiskonnaks väga erinevaid suurusi. Esmaseks ühiskonna alg- ja lähtevormiks on aga kindlasti perekond,
mis tekib mehe ja naise abielust ning nende tahtest rajada endale iseseisev kodu. Aristotelese jaoks on kodu või majapidamine, võime seda ka tõlkida, või kodukolle, nagu Elmar Salumaa on välja pakkunud, oikos kreeka keeles. Aristotelese jaoks on kodu mõiste, millele ta rajab ka oma arusaama ühiskonnast üldiselt, samuti riigist ja selle korraldusest. Sellele järgnevaks tasandiks on siis tolle aja mõistete järgi küla või külakogukond ning veelgi kõrgemaks, suuremaks ja täiuslikumaks riik. On huvitav võrrelda Platoni ja Aristotelese käsitlusi ühiskonnast ja riigist. Mõlema järgi on riigi ülesandeks aidata inimestel taotleda õnne ja heaolu ning püüelda kõlbelise täiuslikkuse ja voorusliku elu poole. Riik ei ole olemas iseenda pärast, vaid eelkõige inimeste jaoks. Ühiskondliku elu vormina, mis oma struktuuri ja seadusliku korraga peab võimaldama kõlbeliste eluideaalide maksimaalse teostamise, soodustama vooruste kehtivusele pääsu oma kodanike elus ning sellega tagama üldise heaolu. Riigi ainus ning tõeline kogu tema tegevuse keskne ülesanne seisneb Platoni järgi kodanike kasvatamises vooruslikeks. Platoni kirjeldatav ideaalne riik sarnaneb oma ülesehituselt voorusliku inimese hinge struktuurile. Nagu üksikinimese hing koosneb Platoni järgi 3 erinevast osast, mõistusest, tahtest ja meeltest, jaguneb ka riik oma kodanikkonna võimete, väärtuslikkuse ja ülesannete poolest tema järgi 3 erinevaks seisuseks või kihiks, millest igaühel on oma kindlad õigused ja kohustused. Ja ma arvan, et neid tasub meeles pidada, meelde tuletada, ka lähtudes või mõeldes eelmisele ettekandele. Valitsejaiks ja juhtideks peavad olema vaimuinimesed, filosoofid ehk siis tarkuse sõbrad, kuna nagu inimest peab ka riiki juhtima mõistus, see tähendab inimesed, kes on võimelised adekvaatselt tunnetama, just see, millest eelmine ettekandja kõneles, ning on ka vooruslikud. Nende peamiseks vooruseks on tarkus, Sofia, üks nendest kardinaalvoorustest. Teiseks kihiks on ametnikud ja valvurid, korrahoidjad, kelle ülesandeks on valitsejate abistamine seaduste kehtestamisel ja nende elluviimisel, korra, järelevalve ja riigikaitse. Niisiis on tegemist riigi haldusaparaadi, politsei ja sõjaväega ja nende peamiseks vooruseks on kartmatu ning mehine kohusetunne, vaprus, mehisus, Andreia, järjekordne kardinaalvoorus, mis suudab kuni enese ohverdamiseni oma kohustusi täites ustavaks jääda. Ja 3. seisuseks on kodanikkond, talupojad, käsitöölised, kaupmehed. Nende ülesandeks on üldiste inimelu vajaduste, eeskätt just aineliste vajaduste rahuldamine, milleks nad peavad oma tööga looma vastavaid ainelisi väärtusi. Ja nende peamiseks vooruseks on mõõdukus, sofrosüüne, 3. kardinaalvoorustest. Igal seisusel on talle omased õigused ja kohustused. Kui iga seisus täidab oma kohustusi vastavalt oma positsioonile ja õigustele, siis kujuneb ühiskonnas tasakaal ja harmoonia, samamoodi nagu hinges, kui igas tema osas on pääsenud juhtima sellele vastav voorus. Säärane tasakaal aga teostub kõiki seisusi ühendava ning kogu ideaalset riiki haarava ühisvooruse, õigluse, dikaiosüüne kreeka keeles kaudu. Et oleme jõudnud 4. kardinaalvooruseni, milleks on õiglus ja mis kõiki neid 3 esimesena nimetatud ja ka kõiki muid koos hoiab ja juhib. Sarnaselt Platonile on ka Aristoteles seisukohal,
et nagu üksikisik peab taotlema täiuslikumat vooruslikkust, peab ka ühiskonnas taotlema vooruslikkuse üha paremat ja täiuslikumat võimaldamist. Sellise täiusliku ühiskonna vormiks on riik ja mitte milleski muus ei seisne ühegi riigi otstarve, kui ainult oma kodanikele õnnelikkuse, tähendab ühtlasi vooruslikult täiusliku elu võimaldamises. Erinevalt Platonist ei näe Aristoteles riigi ideaali saavutamist mitte ühes või teises riigi vormis, vaid pigem selles, kuidas ja mil määral üks või teine riigi vorm teostab oma ideaali, täidab oma ülesannet kodanike õnne ja vooruslikkuse kasvatamisel ja arendamisel. Aga siiski ekskursina võime tuua ära Aristotelese käsitletud 6 põhilist riigivormi, millest 3 on nii-öelda õiged, 3 aga neile vastandudes, mõnes mõttes nendega paralleelsetena ekslikud. Ja ma arvan, et mõeldes oma ühiskonnal on meil ka siit üht-teist kõrva taha panna. Õiged või õiglased riigivormid on kuningriiklus, aristokraatia ja vabariiklus või demokraatia, kreeka sõnast time, mis tähendab austus. Kõigis neis kätkevad eeldused, et siin võib edukalt taotleda ning teostada üldsuse heaolu. Kuningriikluses on üks isik, kuningas, oma voorustelt niivõrd üle muust rahvast, et ta on loomu poolest seatud valitsema. Vajamata iseenesest enda tarvis mingit seadust, vaid olles oma kõlbelises täiuses ise endale seaduseks. Ma toon siia kõrvale kohe need vastandvormid. Selle vastandiks oleks türannia, mille puhul teostab üksik isik oma piiramatut võimu, vaatamata sellele, kas ta seejuures vastab kõlbelise valitseja omadustele või mitte. Türanni ei huvita teiste, veel vähem rahva laiema hulga üldine heaolu. Teiseks, aristokraatlik riik on säärane, kus valitsusvõim on voorusliku vähemuse käes, rõhk ikka sõnal vooruslik, kes on sündinud valitsejatena ning moodustavad seetõttu midagi pärusaadli taolist, aga võime ka öelda, kes on selleks ette valmistatud, jällegi haakuvana eelmisele ettekandele. Selle vastandiks oleks oligarhia, midagi, mida me seostame ühega oma naaberriikidest, aga mis ma kardan, ei ole nii kaugel ka meie olukorrast. Oligarhia puhul on riigivõimu teostamine majandusliku ladviku käes, kellelt ei ole midagi head loota üldise heaolu kasuks. Oma isiklikke ning oma ringkonna ainelisi huvisid silmas pidades ei ole nad suutelised mõistma laiemate rahvahulkade vajadusi. Ja nüüd see vabariik või demokraatia, mis oleks õigem väljend, selleks nimetab Aristoteles sellist valitsemisviisi, milles võimu teostavad austusväärsed, väärikad ja vooruslikud kodanikud ja mille täiuslikuks kujuks on olukord, kus kõik kodanikud on vooruslikud ning vooruslikkuses enam-vähem võrdsed. See oleks see eelmise ettekande lõpus nimetatud riigikongress või midagi selle taolist. Me võime sellist paralleeli siin näha. Selle vastandiks on demokraatia. Ma loodan, et mind nüüd selle eest kuhugi vestlusele ei kutsuta. Demokraatia on Aristotelese järgi väheväärtusliku ning toore enamuse massi vägivalla valitsus, milles enam kuidagi ei saa kostuda ega kehtivusele pääseda arukuse, kaine ja vooruslik hääl. See on siis Aristotelese definitsioon või hinnang meie tänapäevale. Aristoteles toob siin väga kõneka võrdluse peresuhetega ja ma loen selle ette, see on küllaltki pikk lõik Nikomachose eetika 8. peatükist. Ka perekonna suhetest võib leida vasteid ja mõningast näitlikku kinnitust riigikordadele, sest isa ühendus poegadega tuletab väliselt meelde kuninga võimu. Isa hoolitseb ju laste eest. Selle järgi kutsub Homeros isaks ka Zeusi. Kuningriik tähistab isalikku võimu.
Pärslastel aga on isa võim nagu türanni oma, sest poegi koheldakse nagu orje. Türannlik on ka peremehe suhe orjadesse, kuna sellest teostub peremehe kasu. See vorm paistab siis õige olevat, pärslaste oma aga ekslik, sest erinevatel juhtudel peavad valitsemisvormid erinema. Mehe ja naise suhe paistab aristokraatliku korrana, sest mees valitseb seisundile vastavalt ja selles suhtes, milles mees peabki. Mis aga naisele sobib, selle jätab tema hooleks. Kui mehel on võim kõiges, siis muutub see oligarhiaks. Ta teeb seda vastuolus väärtustega ja mitte selles, millest parem on. Mõnikord aga valitsevad naised, sest nad on pärijad, seega ei saa nad võimu loomutäiusest lähtuvalt, vaid jõukuse ja mõjukuse tõttu nagu oligarhia puhul. Vendade suhted sarnanevad aga demokraatiaga, sest nad on võrdsed, välja arvatud ealised erinevused. Seetõttu, kui ealised erinevused on suured, muutub sõprus teistsuguseks kui vendade oma. Demokraatia esineb kõige rohkem peremeheta perekonnasuhetes. Seal on ju kõik võrdsed. Valitsejaks võib olla sel puhul ka nõrk ning igaühel on vaba voli. Tsitaadi lõpp. Aquino Toomas rajaneb oma riigi käsitluses põhiliselt Aristotelesel, kusjuures riik ja tema võimuorganid ei ole tema järgi mitte mingid languse järgsed antused, vaid loodupärased suurused ja Jumala tahtele vastavad eluvormid. Riigi kui mõistuslikult ja loomuseaduse alusel organiseeritud ühiskondliku eluvormi üheks ülesandeks on Toomase järgi nii välise kui sisemise rahu säilitamine. Selleks kaitseb ta oma kodanikke ohustavate välisvaenlaste eest ja hoiab seaduste varal sisemiselt ühiskondlikku korda. Ühtlasi tuleb riigil hoolitseda ka kodanike materiaalse heaolu eest. Kõik riigi püüdlused peavad aga olema suunatud sellele, et võimaldada oma kodanikel elada õnnelikku ja vooruslikku elu. Niisiis võime lühidalt kokkuvõttes öelda, et riik on inimese ühiskondlikul loomusel rajanev ning selle teenistuses olev inimeste ühendus teatud maa-alal teatava valitsuse all, mis teenib sisemise ja välise rahu kindlustamist ning üldise heaolu edendamist. Riik rajaneb loomuseadusel ning on seeläbi jumalikku päritolu. Samas ei saa riiki mõista üksikisikute summana, vaid see on terviklik nähtus, mis seisab üksikinimeste kohal ning aitab seeläbi ka vältida üksikisikute suva, tagades vastavalt loomuseadusele kõigile nende loomulikud õigused. Siinkohal võiksime põgusalt peatuda ka mõnedel mõistetel, võib-olla need avavad ka midagi näiteks meie rahvuslikus teadvuses või alateadvuses arusaamises sellest, mis on riik. Eestikeelne sõna riik pärineb germaani keeltest ning selle algupäraks on nii võim kui rikkus. Hoopis teist päritolu on saksakeelne sõna staat või inglise state, mille aluseks on ladina status, mis tähendab seisundit, seisukorda, korda, korraldust. Nii et põhimõtteliselt erinevad lähtepunktid tegelikult ka selle mõiste puhul, mida me tarvitame. Ja veel üks termin, mida oleme juba kasutanud ja kasutame edaspidigi, on ühishüve või üldine heaolu. Paistab, et eesti keeles ei ole ladina mõistele bonum commune väga head vastet, et ma kasutan neid erinevaid võimalusi läbi segi. Selle all tuleb mõista eeskätt ühiskonna taolist ideaalset korraldust, nagu see olema peaks. Täiuslikkust, mille poole ühiskond ja kõik tema liikmed on kohustatud pürgima. Selle saavutamise vahenditeks on nii
ühiskonna institutsionaalne korraldus kui ka ühiskonna üksikliikmete püüdlemine isikliku täiuslikkuse poole vastavalt ühiskonna kandvatele väärtustele ja huvidele. Ühishüve eest vastutavad kõik, kellel on võimalik ühiskonda mõjutada. Tuletame meelde, mida enne ütlesime idiootide kohta ehk nende kohta, kes tegelevad ainult oma asjadega. Ühishüve eest vastutavad kõik, nii ühiskonna üksikliikmed ja erinevad sotsiaalsed rühmad kui ka organisatsioonid, ühiskonna enda organid ja institutsioonid, igaüks vastavalt oma võimalustele ja mõjukusele. Olulisimaks, keskseks, kohustuseks ja vooruseks ongi siinjuures õiglus. Aga küsigem veel, mis on voorus? Eesti keeles on väga raske selle sõna etümoloogiat tuvastada, aga väidetavalt, ma ei tea, kas see on otsitud seos või mitte, aga väidetavalt on sõnal voorus seos sõnaga voor ja voor kui järjekord või mingisugune järjestatus. Järgmises voorus toimub see teine või kolmas asi. Ühesõnaga, voorus viitab eesti keeles sõna voorus just nagu mingisugusele korrale, korraldatusele, korrastatusele, võib-olla järjekorrale. Erinevalt ladina sõnast virtus, mille algeks on sõna vir, mees, ehk siis mehisus või võime ka nimetada selliseks jõuks. Aristotelese järgi on tegemist inimhingele omase hoiaku või võimega, mille abil teostatakse inimese ja ühiskonna püüdu kõlbelise täiuse poole. Voorus avaldub inimese võimes, omaduses, kõlblikkuses teostada temas endas kätkevat, tema olemasolu kandvat ning mõtestavat otstarvet või eesmärki. Piltlikult öeldes, silma vooruseks on nägemine ning selles oma spetsiifilise olemasolu ülesande teostamine. Voorus on oma olemuselt hoiak, mis määrab nii iga inimese üksiku teoakti kui ka tema kogu tegevuse. Vooruslikkuse eelduseks on muidugi ka teadlikkus sellest, mida on vaja taotleda ning eesmärgi ja vahendite headuse selge tunnetamine. Seega on vooruslikkus ka õpitav ja õpetatav või treenitav. Püha Pauluski ütleb ühes oma kirjas, harjuta või treeni ennast jumalakartlikkuses. Ka Aquino Tomase järgi on voorus või vähemalt vooruse teostamine õpitav ja harjutatav, kusjuures see kehtib nii loomulike kui ka üleloomulike vooruste puhul. Loomulike voorusi võib inimene rakendada ka omast jõust, kuid päris patu tõttu on nende tõeliseks teostamiseks vajalik siiski jumalik abi. Loomulikke voorusi saavutatakse ja kasvatatakse korduvate heade tegude läbi. Need nõrgenevad ja kaovad aga siis, kui korduvalt ja lausa harjumuspäraselt tegutsetakse antud vooruse vastaselt. Platoni järgi vastab igale inimhinge osale spetsiifiline voorus. Mõistusliku osa esmaseks vooruseks on tarkus, Sofia, tahtele vastab vaprus või mehisus, Andria, mis võiks tähendada ka lihtsalt tahtejõudu. Meeleliselt himustavale hingeosale on vaja mõõdukust, sofrosüüne, mida võiks tõlkida ka enesevalitsusena. Ning neljandaks kardinaalvooruseks, ühtlasi kõiki kardinaalvoorusi juhendavalt ja tasakaalustavalt ühendavaks hinge üldvooruseks on õiglus, dikaiosüüne, mis võimaldab kõlbeliselt harmoonilise tegutsemise. Sellel Platoni käsitlusel rajaneb nii Aristotelese kui Aquino Tomase õpetus kardinaalvoorustest, see tähendab 4 peamisest inimlikust voorusest, millele on taandatavad nii või teisiti kõik teised kõlbelised voorused. Niisiis kardinaalvoorused, need hinged, millel kõik liigub, on tarkus või mõistlikkus, vaprus või meelekindlus, mõõdukus või enesevalitsus,
ja õiglus. Mõned filosoofid ja teoloogid peavad neid kardinaalvoorusi iga üksikvooruse eeldusteks. Kes tahab arendada mõnda voorust, sel peab olema õige otsustus või tunnetus, see tähendab tarkus, mõistlikkus. Tal peab olema aukartus seaduse ja kohustuse ees, andes iga ühele, mis sellele kuulub, õiglus. Ta peab raskustes näitama üles vastupidavust, vaprus, meelekindlus. Ta peab pidama mõõtu ja omama enesevalitsust, mõõdukus. Ikka need 4 kardinaalvoorust. Vaadeldes nüüd kõigi nende hulgas eraldi õiglust, küsigem kõigepealt, mida õpetab selle kohta püha kiri. Vana testamendi arusaama kohaselt hõlmab õiglus või õigus, heebra keeles on vastav sõna tzedaka, mida eesti keelde on tõlgitud vaheldumisi ja üsna ebajärjekindlalt, kas õiglus või õigus. Me võime neil teha ka vahet eesti keeles, aga eestikeelses piiblis tihtipeale seda sama heebrakeelset tzedakaat tõlgitakse mõlema sõnaga. Vana testamendi arusaama kohaselt hõlmab see tervikuna kõiki inimlikke kohustusi ning on seetõttu lähedane taolistele mõistetele nagu pühadus ja vagadus. See tähistab kogu kõlbelist toimimist. Võime siinkohal vahemärkusena viidata ka Aristotelesele, kes ütleb, et õiglus on siis sellisena mitte loomutäiuse osa, vaid tervenisti loomutäius. Ja ka vastupidi, ebaõiglus pole pahelisuse osa, vaid tervenisti pahelisus. Nikomahose eetika 5. peatükist. Pühakirja järgi rajaneb õiglus suhtel Jumalaga ja usul Jumalasse ning Jumala käskudel, tähendades ja tähistades toimimist vastavalt Jumala tahtele. Mõned näited. Abraham uskus Issandat ning see arvati temale õiguseks. Ja see on meile õiguseks, kui me täidame hoolsasti kõiki neid käske Issanda meie Jumala ees, nagu ta meid on käskinud. Õige või õiglane on see, kes on juriidilises mõttes õige ja õiglane, süütu. Aga ka kohtumõistmine peab olema õiglane, sealhulgas erapooletu. Tsitaat. Kuulake järele oma vendade vahel ja mõistke neile õigust venna ja venna vahel või tema ja võõra vahel, kes ta juures on. Te ei tohi kohtus olla erapoolikud, te peate kuulama nii hästi väikest kui suurt. Ärge kartke kedagi, sest kohus on Jumala päralt. Sea enesele oma suguharude kaupa kohtumõistjaid ja ülevaatajaid kõigis oma väravais, mis Issand su Jumal sulle annab, nemad mõistku rahvale õiglast kohut. Samuti peavad õiglased olema kaubandus, laenu ja töövõtusuhted, kusjuures siin on näha, et õiglus ei ole südametu, vaid peab sisaldama ka tubli annuse halastust. Tsiteerin taas. Sul olgu täis ja õige või siis õiglane vaenael, täis ja õige või õiglane vakk, et su päevi pikendataks maal, mille Issand su Jumal sulle annab. Sest igaüks, kes teeb seda, see tähendab siis rikub õiglust, on jäle Issandale, sinu Jumalale. Igaüks, kes teeb kõverust. Õigus kui sirgus tuleb siin ka esile ja kõverus selle vastandina kui ebaõiglus, ülekohus. Või teine tsitaat, mis räägib sellest, mida me võiksime tänapäeval isegi nimetada sotsiaalseks õigluseks. Ja kui ta on kehv mees, siis ära heida magama ta pandiga, vaid anna temale pant tagasi kohe, kui päike loojub, et ta saaks magada oma kuue peal ja sind õnnistada. See olgu sulle õiguseks Issanda su Jumala ees. Ära tee liiga kehvale ja viletsale palgalisele, olgu ta su vendade või võõraste seltsist, kes asuvad su maal su väravais. Anna temale ta palk samal päeval, enne kui päike loojub, sest ta on kehv ja ta hing igatseb seda palka, et ta hüüaks su pärast Issanda poole, see oleks sulle patuks. Ebaõiglus või ülekohus on eeskätt süütute, iseäranis nende süüdi mõistmine, kellel ei ole võimalik ennast ise kaitsta.
Ja nii võib õige või õiglane tähistada ka kuulumist rõhutud sotsiaalsesse rühma, näiteks vaeseid. Nõnda ütleb Issand prohvet Aamose raamatus: Iisraeli 3 üleastumise pärast, koguni 4 pärast, ei võta ma oma otsust tagasi, sest nad müüvad raha eest õige ja sandaalipaari eest vaese. Nad ihaldavad mulla põrmu viletsate pea peale ja väänavad väetite õigust. Õppige tegema head, nõudke õigust, aidake rõhutut, mõistke vaeslapsele õigust, lahendage lesknaiste kohtuasju. Su vürstid on tõrksad ja varaste seltsimehed. Igaüks armastab meelehead ja himustab kingitusi. Vaeslapsele ei tee nad õigust ja lesknaise kohtuasi ei jõua nende ette. Õige või õiglane ei ole aga mitte ainult passiivne õige kohtumõistmise ees, vaid see, kes aktiivselt teeb õigust ja täidab kõikvõimalikke kõlbelisi kohustusi, vastupidiselt õelale, ülekohtusele või riivatule. Õiglus on seotud isikliku vastutusega. Tuntuim koht on selles osas prohvet Esekieli 18. peatükk. Hing, kes teeb pattu, peab surema. Poeg ei kanna isa süüd ja isa ei kanna poja süüd. Õige peale tulgu tema õigus ja õela peale tema õelus. Õiglus tähistab ka halastuse või armastuse tegusid. Iseäranis võime näha, kuidas Toobiti raamatus kõneldakse neist sageli kõrvuti. Mõned tsitaadid Toobiti raamatust. Issand, sina oled õiglane ja kõik sinu teod ja teed on halastus ning tõde. Sina mõistad alati tõelist ja õiget kohut. Hea on palve koos paastumise, almuste ja õiglusega. Parem pisut õiglusega kui palju ülekohtuga. Parem on anda almuseid kui koguda kulda, sest almus päästab surmast ja peseb ära iga patu. Kes annavad almuseid ja on õiglased, need elavad kaua. Vaadake siis nüüd, lapsed, mida almus suudab ja kuidas õiglus päästab. Järjekindlalt nõuab Jumal õiguse ja õigluse tegemist nii üksikisikuid kui rahvalt tervikuna, kusjuures sellega on seotud nii tõotused kui hoiatused. Külvake enestele õiguseks, lõigake vastavalt vagadusele, rajage enestele uudismaad, sest aeg on otsida Issandat, kuni ta tuleb ja õpetab teile õigust. Nõnda ütleb Issand, tehke õigust ja olge õiglased ning päästke riisutu rõhuja käest. Ärge vaevake, ärge tehke liiga võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele ja ärge valage siin paigas süütut verd, sest kui te tõesti teete selle sõna järgi, siis tulevad selle koja väravais sisse kuningad, kes istuvad Taaveti aujärjele, vankreis ja hobuste seljas sõites, nemad ise, nende sulased ja rahvas. Aga kui te ei kuula neid sõnu, siis ma olen vandunud iseeneses, ütleb Issand, et see koda lõhutakse maha. Või veel, nõnda ütleb Issand Jumal, küllalt teile sellest Iisraeli vürstid. Heitke ära vägivald ja surve, tehke õigust ja õiglust. Lõpetage oma võõrandamised mu rahvalt, ütleb Issand Jumal. Olgu teil õiged vaekausid ja õige eefamõõt ja õige patimõõt. Õiglaste valitsejate eeskujuks tuuakse näiteks kuningad Taavet ja Saalomon. Taaveti kohta: Taavet valitses kogu Iisraeli üle ja Taavet mõistis kohut ja õigust kogu oma rahvale. Ning Saalomoni kohta: kiidetud olgu Issand su Jumal, kellele sa nõnda meeldisid, et ta pani su Iisraeli aujärjele. Sellepärast, et Issand Iisraeli igavesti armastab, on ta sind pannud kuningaks, et sa teeksid, mis on kohus ja õige. Prohvetite järgi toob tõelise õiguse ja õigluse Messias, kes on ka ideaalne, õiglane kuningas ja kohtumõistja. Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega sellest ajast ja igavesti. Ta mõistab viletsaile kohut õiguses ja otsustab hädaliste asju maa peal õigluses. Ta lööb oma suu vitsaga maad ja surmab oma huulte puhanguga õela. Õigus on kui vöö tema niudeil ja ustavus kui rihm ta puusadel.
Siis rajatakse armastuses aujärg ja sellel istub Taaveti telgis kindlalt kohtumõistja, kes nõuab õigust ja on osav õigluses. Vaata, kuningas hakkab valitsema õigluses ja vürstid asuvad juhtima, nagu on kohus. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma lasen tõusta Taavetile ühe õige võsu. Tema valitseb kui kuningas ja talitab targasti. Tema teeb maal õigust ja õiglust. Tema päevil päästetakse Juuda ja Iisrael elab julgesti ja see on nimi, millega teda hüütakse Issand meie õigus. Et see on lausa Jumala või Kristuse üks nimedest. Inimeste, rahva ja riigi õiglus on ka oluline tegur lunastuse saavutamisel. Siion lunastatakse kohtu ja tema pöördunud õigluse läbi. Ning tarkuse raamatu järgi on õiglus aluseks kõigile teistele voorustele. Kui keegi armastab õiglust, siis on tema tegudeks voorused. Sest ta õpetab mõõdukust ja arukust, õigust ja vaprust. Inimestel ei ole elus midagi kasulikumat. Need samad 4 kardinaalvoorust jälle ja seekord pühakirjast. Sarnaselt Vanale testamendile tähistab õiglus ka Uues testamendis eeskätt Jumala tahtele vastavat toimimist vastandina patustele ja jumalatutele. Siiski on siin täheldatavad ka olulised erinevused, mille nägemiseks piisab, kui vaatame meie õnnistegijale Jeesusele Kristusele, kes on tõeline õiguse kuningas ning kes on tulnud siia maailma selleks, et tuua ja luua õigust ja õiglust. Kristus nimetab õiglust, kreeka keeles dikaiosüüne, oma esimestes sõnades kohe avaliku tegevuse alguses. Et need on, kui me kujutame ette seda sellise lavale astumisena, siis kui Kristus täisealiseks saanuna astub lavale, siis oma esimeses lauses nimetab ta õiglust. Siis, kui ta tuleb, et lasta ennast ristida, ning ütleb talle vastu puigelda üritanud Johannesele, olgu pealegi, sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust. Niisiis mõistab Jeesus siin õiguse või õiglusena, nagu öeldud, kreeka sõna on siin dikaiosüüne, enda veatu, puhta ja süütu astumist meie patuste asemele. Just ristimise järel ütleb ristija, vaata, see on Jumala tall, kes võtab ära või kannab ära maailma patu. Mäejutluse alguses kiidab Jeesus õndsaks neid, kellel on nälg ja janu õiguse järele ning keda õiguse pärast taga kiusatakse. Veelgi enam ta rõhutab, et tema järgijate õigus peab olema märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, muidu nad ei pääse taevariiki. Milline on see suurem õigus või siis õiglus? See ei ole silm silma ja hammas hamba vastu, mis võib tunduda meile inimestele väga õiglasena. Vaid see on selline õigus või õiglus, mis hoidub lisaks tapmisele ka venna peale vihastamisest ja tema sõimamisest. Selline, mis on järeleandlik ja otsib lepitust. Mis loobub lisaks teopattudele ka silma- ja mõttepattudest. Mis peab sõna ka ilma vande või lepinguta. Mis pöörab ette ka teise põse, kui teda on löödud ühele. Ning jätab sellele, kes tahab võtta särgi, ka kuue. See on õigus, mis ei tasu ainult võlga, vaid annab iga ühele, kes palub. Mis ei vasta armastusega ainult oma ligimestele, vaid ka vaenlastele. Mis ei mõista kohut, vaid mõistab oma kaasinimesi nende puudusteski. Mis annab iga ühele vastavalt tema vajadustele ning teeb teisele seda, mida tahab, et talle endale tehtaks. Kristuse ja tema järgijate õigus on taoline õigus, mis peegeldab inimeses Jumala enda täiust. Teie olge siis täiuslikud, nagu teie taevane isa on täiuslik. Ühe pildina Jeesuse uuest õigusest või õiglusest
võime meenutada Misericordia Domini, see tähendab möödunud pühapäeva evangeeliumi heast karjasest. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb. Karjase ülesanne ei ole lammaste ees surra. Ta peab nende eest hoolitsema, neid toitma, jootma ja juhtima, aga tal on õigus päästa oma elu äärmisel juhul isegi lammaste elu hinnaga. Palgaline, lähtudes nii-öelda loomulikust, inimlikust õiglusest, seda teebki. Aga hea karjane, see tähendab Kristus, toimib teisiti, andes rohkem, mõõtmatult rohkem, kui oleks tarvis meie võla õiglaseks tasumiseks. Ta annab iseennast, annab kõik. Võib-olla just seda peab püha Aquino Toomas silmas ka siis, kui ta suure imetluse ja imestusega laulab: Jeesus, meie issand, vaga ohvri all, pese pattudest mind oma verega, mille ainus tilk võib tuua lunastust, päästa kogu maailm eksimuste süüst. Kristus ei anna meie eest ainult üht tilka verd, vaid annab kõik. Siin on midagi mõistetamatult suuremat, suurimastki inimlikust, õiglusest ja õigusest. Aquino Toomas lähtub oma õigluse käsitluses Aristotelesest, kellele tuginedes sõnastab ta õigluse kui hoiaku, mille varal püsiva ja kindla tahtega tagatakse igaühele tema õigus. Sellest tulenevalt lähtub õiglus millestki, mis talle eelneb. See tähendab, on kohane vastus eelnevale tõsiasjale, et teisel inimesel, kellega mul on tegemist, on millegi põhjal millelegi õigus. Õigluse aktile, ütleb Toomas, eelneb akt, mille läbi miski saab kellelegi tema omaks. Õiglus kui kohustus iga inimese suhtes rajaneb tõsiasjal, et iga inimene on Jumala loodud. Ning just seetõttu on tal olemas teatavad tingimusetud loomupärased õigused. Õiglus rajaneb ka inimese ühiskondlikul olemusel, olles suunatud teisele inimesele. Ja seetõttu ei ole see ka mitte niivõrd mõtteline hoiak, vaid peab teostuma välises teos. Ning sellest lähtuvalt on ka igasugune väline tegu, niivõrd kui ta puudutab teist inimest, kas õiglane või ebaõiglane. Õigluse 3 põhivormi, mida on esmaselt kirjeldanud Aristoteles, rajanevad tõsiasjal, et on olemas 3 ühiselu põhivormi. Üksikisiku suhe üksikisikutega, sellele vastab vahetus, lepingu tasakaalu ehk kommutatiivne õiglus. Teiseks, sotsiaalse terviku suhe üksikisikutega, kes on tema liikmed. See on jagav, distributiivne õigus. Ning üksiku suhe sotsiaalse tervikuga ehk siis seaduse kohane või legaalne õiglus. Ma tunnistan, et ma ei tea, millised on Eesti filosoofilises kõnepruugis tähistatavad terminid. Võib-olla ma siin eksin millegi vastu, aga ma lähtun siis ladinakeelsetest algmõistetest. Kommutatiivne õiglus on rangelt kohustuslik. See on siis see üksikisiku suhe üksikisikutega. See nõuab omandi õiguse austamist, võlgade tagasimaksmist, kõigi endale võetud kohustuste täitmist ja nõnda edasi. See on see, mida me võlgneme kõik üksteisele ja mis on, nagu öeldud, absoluutselt kohustuslik. See, kellel on sotsiaalse terviku nimel võim tema liikmete üle, olgu perekonnas, koolis, majanduses, sõjaväes või riigis, on eriliselt kohustatud viljelema jagavat distributiivset õiglust, mis seisneb selles, et üksikisikutele tagatakse see, millele tal kui sotsiaalse terviku liikmel on õigus. See tähendab, ta saab osa talle õigusega kuuluvast ühishüvest, mille alla ei tule mõista mitte ainult materiaalse sotsiaalprodukti jagamist, vaid ka kõikide vaba osalemise võimaldamist
nende vaimsete ja kõlbeliste hüvede teostamisel, mille pärast inimühiskond üldse eksisteerib. Võime siis ka öelda, et selle distributiivse õigluse peamine ülesanne on võimaldada inimesel olla inimene. Igasugune võim saab olla õiglane ainult rajanedes selle teostajate õiglusele ning on vale arvata, nagu saaks õiglust tagada vaid organisatoorsete meetmete ja kontrollorganite kaudu. Seetõttu on oluline, et need, kes võimu teostavad, oleksid ise kasvatatud ja kindlad õigluse vooruses. Jagav õiglus peab aga olema omane ka neile, keda valitsetakse, kuna nad peavad valitsejate tegevusega nõustuma. Iseäranis oluline on see praegusel ajal meie nõndanimetatud demokraatliku riigi korralduse oludes, milles üksikisik peab näiteks valimistel suutma asetada terviku heaolu ja huvid kõrgemale oma isiklikest. Samuti nõuab see, et näiteks erakonnad oleksid võimu teostamisel üle oma erakondlikest huvidest. Tundub võimatu nõudena, kas pole? Ning kolmandaks legaalne või seadusekohane õiglus, mis tähistab üksikisikute kohustusi terviku suhtes. See ei puuduta mitte ainult neid ühiskondlikke akte, mis on otseselt seotud ühishüvega, nagu näiteks maksud, kaitseväekohustus või poliitiline tegevus, vaid see hõlmab kogu kõlbelise elu valdkonda, kuna ühishüve hulka kuulub ka üksikisikute kõige privaatsem heaolu. Õiglusel on kõlbeliste vooruste hulgas kõrgeim koht, kuna ainult õiglus on täies mõttes inimhüvede tegev teostaja. Samal ajal kui teised kõlbelised voorused, kuna nad korrastavad hingejõude, loovad selleks vajalikud eeldused. Sellele vastavalt on inimliku kõlbluse kõige rängem rikkumine ebaõiglus või ülekohus, mis võib väljenduda erinevalt, aga näiteks kui me loeme Dante põrgut, siis me näeme, et need, kes on eksinud just nimelt õigluse vastu, kipuvad olema seal kõige sügavamal. Ning kõige rängemas kohas, nimelt saatana enda suus, on Juudas, kes on reetnud issanda enda, see tähendab sooritanud kõige suurema ülekohtu või ebaõigluse teo. Samal ajal on õiglusel ka oma piirid, mitte selles mõttes piirid, et õiglust tuleks piirata, vaid selles mõttes, et on olemas näiteks selliseid võlavahekordi, milles inimene ei ole suuteline oma võlga teise eest tasuma. Ning teisalt peab ka inimene ise olema valmis teiselt kõikide võlgade tasumist mitte nõudma. Toomas ütleb, et inimeste vahel rahu säilitamiseks ei piisa ainult õigluse käskude järgimisest, kui sellega ei kaasne armastus. Siin jõuame ilmselt selle õiguse või õigluse juurde, millest kõneles ja mida teostas oma eneseandmises Kristus. Seejuures ei tohi me laskuda tänapäeval paraku üsna levinud õigluse ja halastuse või armastuse vastandamisse, kuna, nagu näitab väga selgelt ka pühakiri, õiglus on ühtlasi halastus ja armastus. Ning isegi Jumala õigluse kõige kohutavam väljendus, põrgu, on samaaegselt tema armastuse akt. Jumal jätab inimesele, kes tahab elada ilma temata, just selle, mida inimene soovib. Siinkohal olgu toodudki tsitaat juba nimetatud Dante põrgust. Nimelt põrgu värava kohal nägi ta kirja: siit kaudu pääseb kannatuste linna, siit kaudu pääseb igavesse piina, siit kaudu pääseb hukkunute hulka. Mu kõrge looja ajend oli õiglus. Mind rajanud on Jumala kõikvõimsus, ta esimene arm ja ülim tarkus. See, mis eesti keeles on tõlgitud arm, on itaalia keeles amore, mis siis tähendab, mida võib tõlkida ka kui armastus. Õiglust ei saa samastada ka tingimusetu ja ühetaolise võrdsusega.
on üsna sage, et õigluseks peetakse kas seda, et igaüks on oma õnne sepp, või seda, et kõike tuleb jagada nii, et kõigil oleks kõike täpselt ühepalju. Õige arusaamine õiglusest eeldab aga seda, et Jumala loomiskorda nähakse sellisena, nagu see tegelikult on. Hierarhilise ja vähemalt inimlikus mõttes ebavõrdsena. Õigupoolest on nii, et absoluutse võrdsuse jõuga kehtestamine võib tuua endaga kaasa väga suure ebaõigluse. Ma toon ühe näite hiljuti ajalehest loetust. Nimelt on avalikustatud hiljuti Taani teadlase Rolf Jenseni ja Soome Aalto ülikooli uurimisdirektori Mika Aaltoneni prognoos, mille järgi, tsiteerin, võtavad lähitulevikus inimesed ühiskonnas ka reaalselt võimu enese kätesse. Ei mingeid esindajaid, ei mingeid hierarhiaid ega ette antud mallide järgimist enam. Tarbijatest saavad loojad. Kas ei meenuta see Iisraeli rahvast Jumala mäe Jalamil, kes tegi endale ise Jumala või Mao sõnu naisele paradiisi aias, te ei sure, kindlasti mitte, aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Mika Aaltonen ütles ajalehele Postimees nõnda. Tsiteerin, 15. sajandi renessanss sai alguse, kui inimesed vabanesid väga religioossetest mõttemallidest. Nad hakkasid nägema võimalusi, mis olid alati nende ümber olnud ning asusid neid realiseerima nii eraelus, äris, kunstis kui ka ühiskonnas. Me arvame, et kui tänapäeva inimesed leiavad endas julgust öelda lahti industriaalse töökorralduse põhimõtetest, nagu ülevalt alla suhtlus, kontroll ja hierarhia, siis annab see inimestele ruumi, energiat ja lootust organiseerida end ümber alt üles süsteemile. Inimesed on haritumad kui iial enne. Huvitav, mida ütleks selle kohta meie eelmine ettekandja. Sellele vaatamata on meie ühiskond organiseeritud hierarhiliselt ülevalt alla. Sotsiaalmeedia aga annab meile võimaluse organiseerida end ka horisontaalselt. Viimaks aga on toimunud revolutsioon tootmises. Kõigepealt toimus tootmine liinidel, nüüd aga räägime juba 3D printimisest. See tähendab, et tootmine ei pea enam olema nii tsentraliseeritud. Inimesed saavad hakata ise ja endale tootma. Tsitaadi lõpp. Artikli pealkiri Inimkonna uus renessanss. Taolise jutumärkides arengu puhul allutab inimene end tegelikult tõelisele olelusvõitlusele, mille puhul kaob täielikult enda tajumine suurema terviku ühiskonna liikmena ning selle mõistmine, et ühiskonnal on vastutus ja kohustus tagada õigluses kõigile oma liikmetele nende loomupärased õiglused. Piltlikult öeldes, igaüks printigu endale 3D printeriga ise oma elu. Ja kui hakkama ei saa, siis kõngegu. Vabandust väljenduse eest. Kui õigluse ülesandeks on tagada kõigile ühiskonna liikmetele neile kohane osa saamine ühishüvest ning ühishüveks on nii inimese kui ühiskonna vaimne ja kõlbeline täiustumine, mille teenistuses on ka inimese ainelised ja esmavajadused, siis sellest tulenevalt on riigi ja ühiskonna peamiseks ülesandeks kaasa aitamine inimeste esmavajaduste rahuldamisel ning nende kasvatamisel vooruslikkuses. Muidugi peab sellele loomuliku täiuse poole püüdlemisele lisanduma ja kaasa aitama, selle õigupoolest võimaldama püüdlemine üleloomuliku täiuslikkuse ja jumalikkuse poole. See on valdkond, mis kuulub kiriku meelevalda, aga milles riik ja ühiskond peavad kirikut toetama, soodustama ja kaitsma. Riigi meelevallas on seadusandlus, õiguse mõistmine ja täitev võim. See meelevald on jumalikku päritolu. Selles, et riigi meelevald pärineb Jumalalt, seisnevad ka selle väärikus ning sellega seotud vastutus. Kuna Jumala sulasena peab riigi võim järgima Jumala tahtmist, mitte oma tujusid ega suva. See, et valitsejad tegutsevad kooskõlas Jumala tahtega, on ka riigi alamate kõige olulisem garantii,
et nendega toimitakse õiglaselt. Nii ei ole jumaliku seaduse alusel riigivõimu kõrgemaks kandjaks mitte rahvas, vaid Jumal, kellelt saavad oma meelevalla nii rahvas kui riik. Väikese kõrvalpõikena mõtlesin siinkohal nimetada, et millised on tingimused, mis lubavad riigivõimule kirikuõpetuse kohaselt jõuga vastu hakata. Nimelt esiteks peavad olema täidetud kõik järgmised tingimused, nii et meil hetkel praegu põhjust või lootust ei ole. Aga ma nimetan nad siiski ära igaks juhuks tuleviku tarvis. Üheaegselt peavad need tingimused täidetud olema. Esiteks on kindel, et inimeste põhiõigusi rikutakse püsivalt raskel kujul. Teiseks, kõik teised abivahendid olukorra parandamiseks on ammendatud. Kolmandaks, vastuhaku tulemusena ei sünni veelgi suuremat ülekohut. Neljandaks, vastuhakul on põhjendatud väljavaated saavutada edu. Ja viiendaks, ei leita mingit paremat lahendust kui jõuga vastuhakkamine. Õiglase kristliku Jumala tahtele ja evangeeliumi nõuetele vastava riigi kohta on päris palju öelnud ka kiriku õpetusamet. Ma ei anna väga pikka ülevaadet, aga nimetan siiski paari paavstlikku ringkirja. Näiteks paavst Leo 13. sõnul ringkirjast Immortale Dei ei ole esmatähtis mitte see, milline on riigi korraldus, vaid see, et riigi võim vaatab alati üles Jumala kõrgeima valitseja poole ning hoiab teda riigi juhtimisel silme ees kui suurimat eeskuju ja juhtnööri. Leo 13. kirjutab, seepärast peab valitsus olema õiglane, mitte kõiki õigusi eirates meelevaldne, vaid isalik, kuna ka Jumala valitsus inimeste üle on ülimalt õiglane ning seotud isaliku headusega. Ta peab oma meelevalda tarvitama kodanike kasuks, kuna ainult selleks on valitsejatele antud meelevald, et nad peaksid silmas riigi, see tähendab üldist heaolu. Ja veel, tõepoolest, siis on ka kuulekus, mida kodanikud osutuvad valitsusele rõõmus ja inimväärne. Sest kui nad on juba kord mõelnud sellele, et valitsejal on autoriteet, mille on neile andnud Jumal, siis tunnustavad nad kohe maid õiglusest tulenevana kohustust austada oma vürstide korraldusi, osutada neile kuulekust ja ustavust koos samasuguse pieteediga, mis on sobilik lastele nende vanemate suhtes. Riigi ülesandeks, see oli nüüd tsitaadi lõpp, riigi ülesandeks on tegutseda ühiseks hüveks ning edendada ka üksikisikute püüdlemist kõrgeimate ja kadumatute, see tähendab igaveste hüvede poole. Teisest küljest tähendab see, et ka üksikisikute ja ühiskonna vabadusel on teatavad piirid või õigemini vabadust tuleb mõista õigesti. Vabadus on kõlbeline hüve, mis on inimestele antud selleks, et nad võiksid püüelda täiuslikkuse poole. Seepärast saab tõelist vabadust teostada ning tõelisest vabadusest kõnelda ainult siis, kui tehakse head. Paavst Leo 13. Ainult elu õigluses viib meid sinna, kuhu me kõik jõuda igatseme, taevasse. Seepärast ei toimi kodaniku ühiskond loomuseaduse vastaselt, kui ta ohjeldab väärarvamusi ja ebakõlbelisi tegusid ega luba valel ja pahedel karistamatult vaimu eksitada ning südameid laostada. Kirik ei saa kiita heaks taolist vabadust, mis Jumala pühimatele seadustele kõrgilt vastu hakkab ning keeldub kuuletumast õiguspärasele meelevallale. Paavst Leo 13. juhib tähelepanu ka valele arusaamale võrdsusest, mille puhul mitte kellelgi ei ole teiste suhtes autoriteeti, riigivõimu üle otsustab vaid rahvas, sellel ei nähta enam olevat jumalikku päritolu, valitsejate mandaat ei pärine Jumalalt, vaid rahvalt, riigivõim ei kanna enam vastutust Jumala ees ja sellest tulenevalt ei saa olla ka enam õige religiooni ega moraali avalikku kaitsmist ja edendamist. Muuhulgas lahutatakse sellisel juhul südametunnistus objektiivsetest seadustest. Igaüks võib oma religiooni ja moraali või selle puudumise üle ise otsustada. Kas pole paavst Leol siin justkui prohvetlikult silme ees meie
tänapäeva ühiskonna olukord. Entsüklikas Rerum Novarum näitab paavst Leo XIII, et nii üksikisiku kui ühiskonna esmane kohustus on juhinduda oma toimimises evangeeliumi korraldustest. Riigi ülesanne on tagada kodanikele õnn ja rahu, kord, kombekus, hästi korraldatud pereelu, religiooni austamine, kohustuste ja õiguste mõõdukas ning õiglane jaotus ja muu taoline. Riik on olemas ühtviisi kõigi, nii madalate kui kõrgete jaoks. Paavst Leo XIII. Need, kes on ilma isikliku omandita, ei ole loomuseaduse vaatepunktis sugugi vähem kodanikud kui need, kellel on omand. Tsitaadi lõpp. Paavst Pius XI. Jätkab neid samu mõtteid ühiskonna ja üksikisiku suhte ning ka ühiskondliku õigluse teemal entsüklikas Divini Redemptoris, mis tegeleb väga põhjalikult kommunistliku maailmavaate ja riigikorralduse küsimustega, aga me võiksime sealsete kirjelduste põhjal tegelikult tunda väga palju või leida väga palju äratundmist ka meie praeguse olukorra ja levinud maailmavaate osas. Aga ma tsiteerin pisut siit entsüklikast. Inimesele on omane vaimne ja surematu hing. Ta on isiksus, kes on looja enda poolt imelisel viisil ihulike ja vaimulike andidega varustatud. Järelikult on Jumal ta varustanud ka paljude ja mitmesuguste eesõigustega. Õigusega elule, ihu puutumatusele, eluks vajalikele vahenditele, õigusega püüelda Jumala poolt ette antud teid mööda oma lõppeesmärgi poole, õigusega ühise elule, omandile ja omandi kasutamisele. Elu ühiskonnas on Pius XI järgi inimese loomunõue. Tsiteerin, Jumala plaanis on ühiskond loomulik vahend, mida inimene saab tarvitada ja peab tarvitama oma eesmärgi saavutamiseks. Sest inimühiskond on olemas inimeste jaoks ja mitte vastupidi. Seda ei saa ka mõista individualistliku liberalismi mõttes, mis allutab ühiskonna üksikisikule selle egoistlikuks ärakasutamiseks. Tsitaadi lõpp. Ühiskonna tervendamisel on esmaseks vahendiks evangeeliumi põhimõtete järgimine. Materiaalsete hüvede puhul tähendab see nende tänulikku vastuvõtmist Jumala käest ja vastutustundlikku tarvitamist, aga ka jagamist vaestega, nagu evangeelium käsib. Loomulikult tuleb kõiges lähtuda armastuse käsust, mis õpetab meid olema üksteisega kannatlikud ja helded, aga ka nägema kannatavates kaasinimestes Kristust ennast ning olema vajadusel valmis end Kristuse eeskujul oma ligimeste eest andma. Armastus peab olema kooskõlas õiguse ja õiglusega, eeskätt Jumala seadusega, lähtudes tema käskudest ja tahtest. Pius XI kirjeldab kristliku riigi kohustusi järgmiselt. Esiteks, kuna inimese lõppeesmärk on igavene elu koos Jumalaga ning selle poole saab inimest juhtida ainult kirik, on riigi esmaseks kohustuseks aidata ja toetada kirikut, tõrjudes ühtlasi valeõpetusi. Riik peab tagama kirikule vabaduse, sealhulgas seeläbi, et kirik ei ole tõrjutud kõrvale koolist, laste kasvatusest ja avalikust elust. Siinkohal võime võrdluseks meenutada kiriku olukorda nõukogude ajal, aga mõelda ka praegu kostvate häälte peale. Teiseks, riigi ülesanne on hoolitseda selle eest, et igaühel oleks tagatud vajalikud materiaalsed elutingimused, sealhulgas töö ja raha teenimise võimalus, eriti toob Pius XI esile töö võimaldamise pereisadele ja noortele inimestele. Ning kolmandaks, riik peab oma valitsemise ja majanduse korraldamisel toimima targalt ja mõõdukalt. Kokkuvõtteks, inimene on inimene seetõttu, et Jumal on ta inimeseks loonud. Ka patulanguse järgselt on inimene seesama, tema loomus on sama, kuigi langenud ja rikutud. Ja siin ma tahan juhtida tähelepanu ühele väga olulisele veale meie eestikeelses 1997-1999 aasta piiblis,
kus Uues Testamendis on inimese langenud ja rikutud loomust tähistav sõna liha asendatud järjekindlalt sõnaga loomus. Just nagu oleks patulanguse tagajärjel inimese loomus muutunud, see tähendab millekski muuks saanud. Nagu öeldud, see on küll langenud ja rikutud, et see on siiski seesama. Inimene on endiselt inimene. Ja sellepärast ainult seetõttu me saame rääkida ka loomuseadusest ja sellele vastavatest Jumala loomiskorraldustest. Näiteks abielust, nii nagu see peab olema, või perekonnast. Inimene on inimene ka seetõttu, et ta kuulub inimkonda. Inimese loomuse juurde kuulub ühiskondlikkus. Ühiskond koosneb üksikisikutest nagu ihuliikmetest, olles seejuures mitte üksnes üksikute liikmete summa, vaid oma ette terviksuurus, midagi enamat kui lihtsalt üksikliikmete summa. Nagu ihus on igal liikmel oma funktsioonid, kohustused ja õigused, nii on ka ühiskonnas. Nagu ihus on igal liikmel osa nii ühise heaolu saavutamisel kui ka selle jagamisel, nii on ka ühiskonnas. See, mida Püha Paulus ütleb kiriku kohta, kehtib ka ühiskonna puhul. Kui üks liige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed. Ja kui üht liiget austatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed. Riik ei ole mitte niivõrd võimu teostamise vahend, kuivõrd ühiskonna korralduslik instrument. Ning kuna Jumal ei ole korratuse, vaid rahu Jumal, on ka ühiskondlik kord, seega ka riik, jumalik korraldus, Jumala tahtmine. Ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest, olemasolevad on aga Jumala seatud, kinnitab Püha Paulus. Riigi ülesanne on hoolitseda oma kodanike, ühiskonna liikmete heaolu eest, nii ainelises ja ajalikus kui ka igaveses mõttes. Viimase puhul peab riik tunnustama kirikut kui Kristuse poolt rajatud vahendid selleks, et inimesed võiksid tulla tõe tundmisele ja saaksid õndsaks. On huvitav, et viimast ütleb Püha Paulus otseses seoses kristlaste kohustusega palvetada ka valitsejate eest. See tsitaat, ma ei hakka seda ette lugema, esimene kiri Timoteusele, 2. peatükk. See tähendab, et kuna Jumal on üks ja üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel, inimene Kristus Jeesus, on riik kohustatud kaitsma ja soodustama mitte igasugust religiooni, vaid ainult seda, mis on õige ning juhib inimesi tõelisele Jumala tundmisele. Ühiskonna liikmetel on õiglusest tulenevad kohustused õiguspärase ühiskondliku autoriteedi suhtes. Täitke kõigi vastu oma kohustused, maksu kellele maksu, tolliraha kellele tolliraha, kartust kellele kartust, au kellele au, ütleb Püha Paulus. Taoliste loomuseaduse poolt antud kohustuste hulka kuulub ka 10 käsu järgi käimine, mille kokkuvõtteks on käsk armastada Jumalat kogu oma olemusega ning ligimest nagu iseennast. Kõigi kohustuste üle seisab armastuse kohustus. Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu, kui ainult võlg üksteist armastada. Sest kes armastab teist, on seaduse täitnud. Ja seda me võime võtta tegelikult ka ühe õigluse definitsioonina. Riik on olemas ainult inimeste jaoks, mitte vastupidi. Samal ajal aga peavad ka üksikisikud pidama meeles oma kohustusi ühiskonna kui terviku liikmetena. Ühtviisi saades osa ühiskondlikust õiglusest ning seda ka ise oma kaasinimeste ja kogu ühiskonna tervikuga jagades, ärgem unustagem, et kuna ka kõlblus, vooruslik elu on ühtaegu nii osa ühishüvest kui ka tegelik tipp ja eesmärk, on riigi ülesanne hoolitseda sellegi eest ning kodanike ja kogu ühiskonna kohustus sellele vastavalt toimida. Just nii mõistetuna on ühiskonna keskseks vooruseks õiglus, ühiskonda ning kõik ühiskonna enda ja tema liikmete eluks ja toimimiseks vajalikke voorusi tasakaalustades, ühendades ja juhendades. Ja lõpuks jääb ainult üks küsimus, kust sellist ühiskonda leida. Any questions? Well, perhaps I have one. Now, Mr. Augsman, you have presented the beautiful ancient model of the state. And as I was speaking briefly in the first lecture about the modern conception of the state, which is built upon liberty as the highest
value in society. Whereas for the ancients, as you said, was the good life, the virtuous life. Now, of course, I think, I don't know, but I think the Estonian model of the state today follows this modern model. Could you say a little bit about this beautiful notion of the ancient model of civil society in relation to the Estonian state today, and what is maybe similar, what is not, what should be, what are a few of your thoughts on this? Aitäh küsimuse eest. Ma arvan, et tegelikult mingil määral selle vastuse andis oma ettekandega Ülo Vooglaid, nii palju kui ma seda jõudsin kuulata. Ma arvan, et Eesti inimeste üldine arusaamine ühiskonnast, õiglusest, riigist ja kõigest sellega seonduvast on esiteks üsna selline ebateadlik. Ma kardan, et väga paljud inimesed ei ole väga palju mõelnudki nende asjade üle, et põhimõtteliselt selle üle, et kust miski pärineb ja kuhu miski suundub. Et see on üks asi. Aga nii palju, kui siiski täheldada võib, ma arvan, et see on küllaltki selline ühelt poolt materialistlik ja teiselt poolt individualistlik, mis tähendab seda, et inimeste ettekujutuses, ma arvan nii, ma ei saa seda kindlalt väita, aga mul on jäänud selline mulje, on riik ja ühiskond, see vist on isegi mingi definitsioon, ühiskondlik kokkulepe. Ühesõnaga, see rajaneb siis inimeste sellisel heal juhul parimal äratundmisel või äranägemisel, asjadel, milles ollakse kokku leppinud, mida peetakse oluliseks. Ja kuna kõrgeima võimu kandjaks on selle arusaama järgi rahvas, siis riigi institutsioonid, igasugused omavalitsuslikud ja muudki, need põhimõtteliselt kujutavad endast siis selliseid olgu instrumente või institutsioone, millele rahvas kui selle kõrgeima võimu kandja ehk siis see kõrgeima autoriteet on andnud mingi volituse ja on andnud ära nagu teatud osa oma meelevallast või oma võimust. Ilusa sõnaga nimetatakse seda esindusdemokraatiaks. Ühesõnaga, meie anname kellelegi ära mingi osa oma meelevallast selleks, et see võiks toimida siis meie huvides. Ja sellest lähtuvalt, ma arvan, see ideaalne riigi pilt oleks põhimõtteliselt see, et tee seda, mida sa tahad teha, mida iganes sa tahad, seda tee, peaasi, et sa nagu teisi eriti ei häiri ja et teised sind ei häiri. Et mida vähem sellist üksteise segamist, mina elan oma elu, kui mul on tarvis, siis ma saan kasutada mingisuguseid hüvesid ja seda mõistetakse siis selle sotsiaalsusena. Sõna sotsiaalne tuletab tõenäoliselt kõige rohkem meelde seda, et keegi saab kuskilt mingit abiraha või mingisugust toetust, mitte siis seda, et me oleme koos, moodustame mingi terviku ja midagi ühiselt teeme. Et ma arvan, et ühelt poolt see on siis väga materialistlik ja teiselt poolt väga selline individualistlik see inimeste ettekujutus riigist ja ühiskonnast. Kas siin nüüd on võimalik tõmmata mingeid paralleele nende vanade filosoofide ettekujutusega? Ma arvan, et Platoni ideaalriiki meil ei ole, et selles osas me oleme kõik ühel meelel. Kui nüüd võtta need Aristotelese riigivormid, siis ma arvan, et me seisame seal kuskil oligarhia ja demokraatia niisuguses põimumiskohas, et midagi ühest ja midagi teisest. Et ma ei ole väga nagu optimistlik ja positiivselt meelestatud inimeste üldise arusaamise osas sellest, mis on ühiskond, mis on riik, mis on selle ülesanne, mis on üldse inimese elu, mõte ja eesmärk, kui ka sellest, kuidas see meil siin
sellel maal on praktiliselt välja kukkunud. Ma ei tea, kas ma sain vastata, aga on keeruline leida kokkupuutepunkte vanade filosoofide kauni riigi pildiga ja meie tegelikkusel. See on minu tunne või kogemus.